Värvi kõrval on maalikunstnike jaoks alati olnud oluliseks kujutamisobjektiks valgus. Õigemini polegi tegemist objektiga, sest valgusele on kõige raskem näppu peale panna. Me tunneme maalipinnal ära värvid ja pintslitõmbed, oskame kirjeldada kompositsiooni ja motiivistikku, kuid valguse analüüsimine on tunduvalt keerulisem. Sageli ei näita kunstnikud valguse allikat. See imbub värvidesse ja esemetesse, on ebamäärane ja ometi nii totaalne. Kuigi tabamatu defineerib valgus sageli kogu maali atmosfääri. Otsinguline maal, kus August Jansen on katsetanud vormide abstraktsemaks muutumisega. Puud on kaotanud oma konkreetsuse ning on pigem ebamääraste kontuuridega värvilaigud, andes edasi fauvistlikku rõõmu. Teosest aimub Prantsuse 20. sajandi alguse modernistlike kunstisuundade otseseid mõjutusi. Paul Burmani tähtsus Eesti kunstiloos vajaks endiselt senisest rohkem esiletõstmist. Tema impulsiivne, jõuline ja kirglik maalimislaad oli erandlik. Isegi tumedamaid toone kasutades aimame, et kunstnik on tajunud looduselementides mitte ainult esteetilisi või botaanilisi üllatusi, vaid kätkeb neisse pingestatud atmosfääri, nagu ka maastikkaskedega. Andrei Jegorov keskendas oma tähelepanu sageli valgusele. Vahel on valgusel selge allikas ning suund. Teinekord, nagu ka varakevade puhul, on valguse langemine aga üldisem, lastes läbi hajuste ja nõrkade varjude tajuda kevade saabumist, keskendudes meeleolule ja atmosfääri. Olga Terri oli kogu nõukogude perioodi vaimses opositsioonis ega kuuletunud kunstiametlikele nõudmistele. Tema lähenemine maalile oli väga isiklik, peegeldades Terri reisikogemusi või eksistentsiaalseid pingeid. 1950. aastatel liikus ta isepäiselt värvide suunas, luues maastikke ning linnavaateid, kus tundlikult loodud valgust tulvas üle kogu maalipinna, nagu sellelgi teosel. Käesoleval maalil näeme, kuidas kunstnik on kasutanud valgust maaliruumi pingestamiseks ja dramatiseerimiseks. Taevas on vaheldumisi tume ja hele, randa katab päikeseaimdus, samas kui meri on tõmbunud sünkjaks. Tormise mere kujutamine oli Richard Uutmaa jaoks oluline väljakutse ning efekti on ta saavutanud mitte niivõrd tormilaineid paisutades, kui just valgusega mängides. Johann Voldemar Saarniidu abstraktsel maalil näeme maali lahenduslikku väljakutset, milleks sügis on kunstnikku inspireerinud. Salapärane valgus lööb puulehed justkui seesmiselt särama ning muudab need kuldseteks.
Saarniit ei ole proovinud edasi anda sügistema mitmekülgsuses, vaid maalinud valguse mõjul tekkivaid efekte, mis on aastaajale omaselt hillitsetud ja õrnad. Olav Marani maastik tõuseb varjust ning liigub valguse poole. Töö on loodud mahedate poeetiliste värvidega, mis ei luba ühelgi elemendil liigse efektina esile tõusta. Summutatud tonaalsus annab maalile maranliku rahu ja sügavuse ning mõtlikkuse. Peaaegu abstraktne maal, kus okasele iseloomulik kiire ja impulsiivne pintslilöökide kaskaad on saavutanud erilise intensiivsuse. Okas ei näi lähtuvat niivõrd kevade esteetilisest või klimaatilisest eripärast, vaid emotsionaalsest. Elule tärkamine ja uute võimaluste vohamine on tekitanud kunstnikus erilise meeleseisundi, mida ta vaatajaga jagab.